Tere, kallid kolleegid! Minu käest paluti, et rääkida sellest, et mis on minu mälestused seoses biomeedikumi kolimisega. Ma ütlen teile kohe, et kuna me kolisime biomeedikumi sisse, see tähendas, et meie elu muutus normaalseks. Meie töö muutus normaalseks. Ja see ongi kõige põnevam moment, et see on põnev normaalsus, ma ütlen. Ja kõik need seiklused ja kõik on naljakad asjad ka enamasti lõppesid, kuna me kolisime biomeedikumi sisse. Väga palju sõltub sellest, et kus kohast me tulime. Näiteks mina töötasin farmakoloogia kateedris tol ajal ja farmakoloogia kateeder asus vanas anatoomikumis. Kõik me teame, mis maja see oli, ahjuküttega ja tol ajal mina ka osalesin selles kütmises, kuna ma alustasin oma karjääri Tartu Ülikoolis just ahjukütjana. Ja ma kütsin neid ahjud ja muidugi vaikselt vihkasin seda vana anatoomikumi, sest tööd oli palju, oli ikkagi külm. Varahommikul tudengid nutsid lausa öeldes, et pime, külm ja vastik ja nad pidid kuulama neid loenguid. Aga kõige põnevam oli see vana anatoomikumi vivaarium. See oli vana kuur, mis asus selle anatoomikumi taga, kus me pidime hoidma oma loomi ja tegema oma katseid. Ja mul kohe tuleb meelde see lugu, kuna meil oli väga tubli ja tore naisterahvas. Tema nimi oli Lonni. Ta hoolitses loomade pärast, küttis seal ahju, andis neile süüa. Aga me tegime katse, tol ajal me tegime katse alkoholiga. Me andsime loomadele alkoholiaurud. Soojendasime alkoholi lahuse ja siis loomad hingasid sisse ja said purjuks ja siis me tekitasime neile sõltuvuse, alkoholisõltuvuse. Ja Lonni kogemata avas seda puuri, hakkas puhastama ja sai ka neid aurud sisse. Ma siiamaani mäletan, kuna me nägime Lonni, ta oli nii lõbus, naeratas, oli nii räägis anekdoote ja nii edasi. Ja me taipasime, et me tegime kuritegu, et Lonni sai purjus. No järgmisel päeval, kuna me tuleme, siis me saime ikka pihta. Nii professor Alikmetsa käest kui Lonni käest. Ta oli nii vihane meie vastas. Siiamaani mäletan, et muidugi see ei ole võimalik näiteks. Ei olnud võimalik biomeedikumis või kus oli kaasaegne vivaarium, kaasaegsed reeglid ja nii edasi. Aga see oli põnev. See oli põnev, aga ma seda põnevust enam ei taha. Ja vot sellised põnevused asjad lõppesid selle ajal, kuna me kolisime biomeedikumi sisse. Mis ma oskan öelda? Hoidke see maja ikka korralikult. Ja veel üks palve, ostke lõpus toolid tudengitele, kes siiamaani seisavad püsti auditooriumide ümber ja ootavad õnnetu näodega neid tulevase loengu.